Hei, hei. Käes on taas esmaspäev, mis tähendab kohvipausi aega. Anna mulle märku kommentaarides, ma pärast lähen vaatama, ilmselt ma kohe praegu ei näe neid kõiki nii hästi. Kas sul on sellest talvest juba natukene küll saanud? Ehk et minu meelest tundub, et seda talve juba võiks hakata nagu vähemaks jääda. Ja ma olen nõus sellega, et on ilus, loodus on ju ilus, aga no mind sinna selle külma ilmaga ikkagi seda ilu nautima ei tõmba. Aga tänane kohvipaus on siis jällegi natukene turvalisuse teemal, aga see on natukene teise nurga alt. Ja see käib kaasas tänu sellele, et meil on nii palju seda vabadust teha tööd seal, kus me tahame. Olgu see siis restoranis, bussis, rongis, kuskil kohvikus. See pole üldse oluline, aga lihtsalt see ei ole sinu turvalises keskkonnas. Me võtame arvuti ja väga tihti ka on see ainult telefon, kus me teeme tööd vahepeal. Ja tegelikult selle vabadusega töötada seal, kus sa tahad, kaasneb ka vastutus. Ja mitte ainult selle eest, et sa iseenda andmeid teadlikult hoiaksid ja seda infot kaitseksid, vaid ka kliendi andmed, erinevad ligipääsud. Kõik tööasjad, mida sa võib-olla parasjagu kuskil avalikus kohas teed, on ju sul ekraani peal olemas. Võib-olla sa isegi ei pööra tähelepanu sellele, et keegi on näinud sinu ekraani või keegi kuulis sinu kõnet. Ma ei tea, mis sa seal kõnes rääkisid, aga tasub mõelda teinekord, mida sa räägid. Ja siis ma mõtlesingi, et panen mõned punktid, millele võib-olla tulevikus tasuks tähelepanu pöörata, kui sa oled otsustanud kuskil avalikus ruumis tööd teha. Ehk siis esiteks, vaata korraks ringi, enne kui sa asud tööd tegema. Vaata, kes istuvad sinu lähedal, kes liigub sinu selja taga, kas sinu ekraan on nähtav kellelegi. Kas see koht, kus sina parasjagu tööd teed, kas seal inimesed vahetuvad tihti? Kas sinu andmed on näha aknast möödujale? Ma ise alguses selle peale väga palju tähelepanu ei pööranud, sest ma ikkagi enamus jaost teen tööd kodus. Aga kunagi, kui ma veel põhitöökohal käisin, siis kolleeg sõitis hästi tihti rongiga tööle ja tegi tööd rongis. Ja siis tema isegi ütles sellise huvitava asja, mis ma jäin pärast mõtlema, et ta vaatab hoolega, kus on kaamerad. Et me võime ju panna ennast istuma niimoodi, et meil on seljatagune tühi, inimesed ei liigu mööda. Aga mis siis, kui selja taga on kaamera ja sinu ekraan on kõigile tegelikult ikkagi nähtaval? Et tasub see koht üle mõelda. Ja kui sa ka istud akna all ja seal on valgus, siis tavapäraselt me keerame võib-olla ka ise seda ekraani heledust juurde, sest kui meil on automaatne see heleduse reguleerija, siis see võib teha ekraani tumedamaks ja siis me keerame ise seda ekraani heledust juurde, mis tähendab seda, et ka teistel on parem nähtavus, mis minu ekraani peal toimub. Korraks ma juba seda ekraani rääkisin, et palun vaata, kui sa istud, siis pööra see ekraan selliselt, et see ei ole nähtav, eks ta on võimalikult ebamugav näha. Vali selline istekoht, kus sinu seljatagune on kinnine, ehk sinna ei saaks keegi istuda. Ekraanide puhul kindlasti tasub kasutada privaatsusfiltrit, ehk siis see on selline ekraani kaitse, mis teeb külje pealt vaatajatele ebamugavaks sinu või pea võimatuks sinu ekraani jälgimise. Ja seda tegelikult tasub kasutada ka telefonis, sest et olgem ausad, me ikkagi päris palju tööd teeme täna telefonis. Me ei võta läpakat kaasa, aga telefon on see, kus me kogu aeg chatime. Ja ongi see, et ma isegi võib-olla ei pane tähele, kui ma istun bussis mingi koha peale. Ja ma ei mõtle selle peale, et keegi istub minu taga ja võib minu telefoni ekraani lugeda.
Ometi on see koht, mida tasub ikkagi läbi mõelda, sest et miks ma ei mõtle selle peale, sest mina ise ju tegelikult ei loe teiste ekraane. Ja siis ma ei mõtle selle peale, et keegi teine võib seda teha. Ja mõtle selle peale, milliseid dokumente sa avad, milliste dokumentidega sa teed tööd. Kuidas sa sisse pääsed, kas sa jagad kuidagi oma parooli seal, kas sa toksid seda parooli sisse, inimene vaatab klaviatuuri ja ta näeb, kuidas, mis kombinatsioon sul on. Kas sa logid sisse kliendikontodele ehk siis keegi, kes pahatahtlik on, võib vaadata sinu üle õla ja näha, mis sinu kliendikontodel toimub. Saada infot juba selle kohta, kes on su klient ja mis andmed seal sisalduvad. Loomulikult isikuandmed, lepingud, arved ehk mõtle läbi, milliste dokumentidega sa üldse avalikus kohas tööd tahad teha. Ja mul on nii käes sees see, et kui ma tõusen püsti ja lahkun arvuti tagant, siis ma panen ekraani kohe lukku. See on tulnud mul palgatöö ajast ja see on mul tänaseni jäänud. Ehk et alati, kui sa lahkud oma arvuti juurest, pane ekraan lukku. Ja näiteks sa võid võib-olla isegi teha mingeid sisumustandeid avalikus kohas, ideid panna kirja, planeerida oma aega või sellised üldisemad e-kirjad, kus ei ole nii väga tundlikult infot, aga ma tõsiselt rõhutan, vaata ümberringi enne, kui sa hakkad tööd tegema. Ja Wi-Fi. Palju teist kasutavad avalikku Wi-Fi võrku, kui lähevad kuhugile kodust välja, kas bussis või rongis. See on tohutult ahvatlev ja tasuta ka veel. Aga see ei ole turvaline. Mina ei kasuta avalikku Wi-Fi võrku. Ma jagan alati mobiiliga oma netti. Ja Triin Pärn on jaganud digiturvalisuse raames ka seda, et VPN-i kasutada juurdepääse. Et leiate kindlasti Triin Pärna postitused kusagilt tema kontodelt, kus ta on sellest rääkinud. Ja kui sul on ikkagi mitmeastmeline autentimine, siis tähendab, kui sul ei ole see isegi sisse lükatud mitmeastmeline autentimine, siis tee seda. Kui sa saad valida, siis eelista paroolihaldurit, pane pikad paroolid. Et me peame kogu aeg tegelikult mõtlema selle peale, et kõik inimesed ei ole ilusad ja head. Kuigi mulle meeldib mõelda seda, et inimesed on ilusad ja head. Ja see Wi-Fi on ikkagi üks kurja juur tegelikult, kust võib pääseda ligi sinu andmetele. Ehk siis vaata, kus sa istud, kes on sinu lähedal ja ümber. Märka kaameraid. See kaamera asi on minu meelest ülioluline meeles pidada, et nad vaatavad otsa sinu ekraani võib-olla. Nii et jälgi seda. Vaata, mis peegeldub sinu ekraanidelt. Et mina vahel küll olen tajunud seda, et peegelpildist, peegli või akna peegeldusest on päris palju infot näha. Ja me ei mõtle tegelikult selle peale. Nii et mõtle nende asjade peale. Ja kui sa veel vähegi tahad põhjalikumaks minna, siis juba sel nädalal alustab veebikoolis küberturvalisuse õpiprogramm. See on võimalus, kus sa saad veel paremini ja veel targemini oma käikusid ette mõelda. Nii et olgem turvalised, vaadake, kus te olete, lukustage arvutid, veel kord jälgige kaameraid, vaata, mis tööülesannetega sa avalikus kohas tegeled, vaata, mis kõnesid sa pead. Ja kui sa kõige selle peale mõtled, siis tegelikult oled sa päris suure panuse andnud sellele, et sinu andmed oleks kaitstud. Aga mõnusat esmaspäeva jätku teile ja kes naudib seda ägedat talve, siis mõnusat õues viibimist teile. Tšau!